Saage tuttavaks, see tore kodanik siin minu kõrval on murualdjas ehk teisisõnu Poku. Üritasin temaga jutule saada, kuid ausalt öelda tundub, meil on väikene keelebarjäär, igal juhul küsi, mis sa küsid, ta mulle vastata ei taha. Seepärast pean ma minema teiste inimeste juurde siin varjualuses, kellega ma ilmselt natukene paremini saan jutule. Raivo, ma üritasin selle väikese toreda murualdja või Poku käest tema sugupuu kohta väikest teavet saada, ta ei vastanud mulle midagi. Räägi sina, kust pärit, kes vanemad? Noh, vanemateks hetkel on natuke noor härra, aga minu poeg Joosep on tema siia valmis teinud. Noh, pärit on ta lihtsalt mingitest lasteraamatutest, siin mõned arvavad, et Edgar Valteri Pokumaalt. Noh, meie alustasime kunagi muruhaldjate tegemist. Et noh, inimestele nad meeldivad ja siis me sellepärast neid teeme. See konkreetne puu on muidugi jalakas ja seda on hea lihvida ja õlitada ja peale õlitamist tulevad tal veel sellised vahvad värvimängud ka välja. Et sellepärast ka sellisest puust teeme. Kas teisisõnu neid toredaid kujusid, mis siin sinu ja poja ja teiste meeste sae alt, peetlite alt välja tuleb, need mõnes mõttes võib puujumalateks ka kutsuda? No põhimõtteliselt jah, et puu, mis mina, kes ma tegelen ka ohtlike puudega, et kui ma võtan kuskilt mingi puu maha, siis teinekord ma jätangi juba mingisuguse kännu püsti ja siis teeme sellest juba otseselt selle kännu peale, näiteks vanaisa mälestuseks, kes selle puu kunagi istutas. Aga samas mina nimetaks seda puule uue elu andmiseks. Mis töö sul endal parasjagu käes on? Suur, vägev pakk, lõikasid killu küljest maha, nüüd hakkad nagu tükke seest välja võtta. Mis sellest tuleb? Sellest tuleb nüüd puuauto mootor. Siit saavad lapsed vahvasti läbi ronida ja neile see mingil põhjusel meeldib. See on nagu laste mänguväljaku üks osa. Et ma olen neid, hetkel on 6 auto valmimise, see on nüüd 7. auto mootor, et nii palju ma olen neid juba tänaseks päevaks teinud, et väga ökonoomsed autod, et ei vaja ei tilka bensiini ega diislit. Kuidas nende nii-öelda mudeli nimi on? No see, mis praegu valmis saab, on RVO 006 ja järgmine tuleb RVO 007, et noh, siiamaani on siis nagu VIN-kood kui selline. Kas sa lahti ka seletad, mida see tähendab? RVO on Raivo ehk mu eesnimi ja siis viimane number näitab lihtsalt seda siis mitmes mudel. Kuidas need asjad sul sünnivad? Suured skulptuurid on öelnud, et see kuju on kuskil materjali sees, tuleb ainult üleliigne maha võtta. Sinul samamoodi? No ma olen ka siin Rodini parafraseerinud, kes Rodin ütles seda kivi kohta, et igas kivitükis on oma kuju olemas. Mina ütlen, et igast puutükist saab midagi teha ja tuleb lihtsalt liigne saepuru ümbert ära võtta ja valmist ongi. Kui me esimest korda sinu kokku saime, see on umbes kuu-poolteist tagasi, siis su pojal oli ka saak käes. Ma vaatasin 2-3 saelõiget ja juba sellest puupakust nii-öelda karukõrvad hakkasid paistma. See kujundamise visioon peab ikka väga selgelt silmad ees olema. Noh, see võiks ju olla, et ikkagi ma võin ju inimest õpetada saagima. Et kuidas nagu saagi käes hoida, kuidas kuju saagida. Aga üldjuhul inimene peab ikkagi omas peas välja mõtlema, mida ta tahab teha. Et kuidas teha, seda ma võin näidata, aga mida teha, seda peab inimene ikkagi omas peas valmis mõtlema ja ise selle oma käega valmis tegema. Sest teisiti ei ole see mõeldav. Kui ma võin talle näidata mingeid lihtsaid asju, mingeid puravikulaadseid seeni või mingeid selliseid asju, mis hästi kiiresti ja lihtsalt tulevad, aga on ka keerukamaid asju ja ma tean inimesi, kes peale teist või 3. katsetust juba võtsid inimese kuju ette ja tegid valmis ka. Puukuju tegemiseks ei olegi väga tähtis, mis puiduliik ta on alates pajutust lõpetades tammega? Otseselt ei ole, kuigi nüüd siseruumidesse ma soovitaks ikkagi kõva lehtpuud. Kõva lehtpuu on esiteks, ta on aeglasema kuivamisega, et miks puukujud lõhki lähevad. Lihtsalt inimesed annavad talle võimaluse liiga kiiresti kuivada, ehk panevad ta päikese kätte ja ei kata teda mitte millegiga ehk puidukaitsevahendi, mis kas ta siis õli või mingi muu, et kui sa kohe vahetult peale kuju tegemist ära katad, siis ta võtab nagu puidupoorid natuke aeglasemalt kinni
kinni ja ta kuivab aeglasemalt ja ei kuiva nii hullu peale lõhki. Et on ka puidud, mis näiteks ei kuivagi nii väga lõhki, näiteks pappel. Teda on väga paha saagida, ta on siuke paras vatt, mida saagida ja ta on hästi läbi kasvanud, nii et sa pead kõik tükid väga hoolikalt välja võtma, aga ta ei lähe ka väga lõhki, sest ta venib nagu vatti järgi. Aga samas tamm, ta võtab väiksed praokesed ümberringi ja see ka ei häiri. Et inimestele, kes on muidugi ilma praota puukuju tahtnud saada, sellele ma olen ütelnud, et siis pead vist Poolast plastmassi asju tellima. On sul mõni salaunistus ka, missuguse puukuju või ansambli sa tahaksid teha? Unistusi on muidugi palju, et tahaks mingisuguse hästi suure mängumaa teha lastele, kus on hästi palju erinevaid attraktsioone ja mida iganes. Sest mõtteid on mul hästi palju ja puude üle ka väga ei kurda, et siin mõned firmad isegi suisa aitavad puudega, kes ise nendest puudest jagu ei saa, et siis ma lihtsalt on nad väga tänulikud, kui ma nad ära viin. Aga üldjuhul me saame hakkama ja siis ei olegi, et lihtsalt üks suur laste mängumaa teha puidust ja ainult puidust, ei midagi muud. Ütleme, jah, liumägede peale kasutaks võib-olla mingit libedamat materjali kui puit, aga üldjuhul jah. No sellise mõttega mehele tuleks kahe käega põialt hoida, et selline unistus peaks tingimata kunagi teoks saama.